tahan suga rääkida mustvalgest ehk siis sellisest kastitavast mõtlemisest. Kui su lapsepõlv ja su teismeiga oli ebaturvaline ja ma pean siin silmas ennekõike sükest füüsilist ja emotsionaalset turvatunnet. Ehk siis võimalik, et äkki su vanemad tülitsesid palju või mõni vanematest käitus hästi ettearvamatult. Või siis võimalik, et kool ja lasteaed ei olnud sinu jaoks lust ja lillepidu ja inimesed sinu ümber ei olnud emotsionaalselt turvalised. Ehk siis isegi siis, kui näiteks sind ei kiusatud, siis sa võib-olla nägid kõrvalt, mis juhtus nendega, kes erinesid, eristusid. Ehk siis igal juhul, kui sa kasvasid üles keskkonnas, mis oli kas füüsiliselt või emotsionaalselt ebaturvaline, siis suure tõenäosusega selleks, et toime tulla ja ellu jääda, sa võisid hakata looma endale jäikasid mentaalseid kaste. Ehk siis su mõtlemine võis muutuda kusagil selliseks mustvalgeks või kastitavaks. Mis tähendab seda, et nii kui sa näiteks kuidagi emotsionaalselt saad trigerdatud, nii kui see süke emotsionaalne säde kusagil lahvatab, siis väga võimalik, et sina võid hakata kohe seda üldistama ja võimendama. Ja on rida selliseid üldistavaid ja võimendavaid sõnu, alati kõik, mitte keegi hooli minust, kõik inimesed on sellised, absoluutne klassika, mida me väga tihti kuuleme, ma ei tea, kõik mehed on sead, päriselt, kui sa mees ära võtta seda isiklikult, ma toon näite, aga hästi sellised tugevalt üldistavad sõnad ja need on jällegi süke õige vale mõtlemist on meile kool väga palju õpetanud, et on olemas õiged vastused ja on olemas valed vastused ja me kõik teame, mis siis juhtus, kui sa koolis valesti vastasid. See ei olnud meeldiv kogemus kellegi jaoks, jällegi oleneb, kuidas erinevad õpetajad sellega toime tulid. Üks võib-olla suurim kastitamine, mida me teeme, on hea ja halb. Hea inimene, halb inimene. Ja mitte keegi meist ei taha tegelikult olla halb inimene, keegi meist ei tahtnud olla halb laps oma vanematele. Seal on lihtsalt nii pikk taustalugu, aga valdavalt me ikkagi sõltume oma vanemate armastusest ja me püüdsime kõik alateadlikult teha kõik endast sõltuva, et olla võimalikult tublid, võimalikult õiged ja et pälvida oma vanemate armastus. Iseasi jällegi nüüd, milline oli sinu kogemus ja kas ja kuidas sinu vanemad oskasid sulle seda armastavat hoolt ja tähelepanu anda. Aga mustvalge mõtlemine. Kõik inimesed on head, kõik inimesed on halvad, maailm on ohtlik koht ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Nüüd selles kastitavas mõtlemises me väga tihti tegelikult loome eraldatust ja kipume võimendama üle paisutama oma emotsioone ja siin me tekitame tegelikult hästi palju ka selliseid filtreid läbi, mille me näeme maailma. Ja sellest teemast saaks rääkida hästi mitme erineva tahu alt, aga see sõnum, mille ma tahaksin praegu sulle kõlama jätta, et kui see vähegi kõnetab sind, siis ma täiega soovitan sul vähemalt inimesi hakata vaatama inimestena, mitte heade ja halbadena. Inimesed ei ole ei head ega halvad. Ja mul on endal olnud tendents minevikus rääkida lugu, et kõik inimesed on olemuslikult head. Ma täna sean sellega juba kahtluse alla. Et isegi tegelikult siis, kui kõik inimesed on olemuslikult head või neil olemuslikult on head kavatsused, lihtsalt väga tihti nende olemuslikult head kavatsused on head nende endi suhtes. Et inimesed on inimesed, mis tähendab seda, et ka väga head inimesed on võimelised mingisugustes kriisiolukordades, kus nemad tajuvad, et miski kujutab neile ohtu. See sama, nii kui sisse lülitub see võitle, tardu põgene, siis tegelikult ka väga head, väga mõistvad ja väga empaatilised inimesed ja tihtipeale just näiliselt väga mõistvad, väga head ja väga empaatilised inimesed, kes pole endas näinud seda varjupoolt ega seda tunnistanud ega oska sellega teadlikult toime tulla. Väga tihti just nimelt need inimesed on need, kes võivad teha kõige julmemaid ja kõige ebainimlikumaid tegusid. Ja nüüd täpselt samamoodi, nagu me loome neid kaste selleks, et elu enda jaoks lihtsustada. Et kuidagi moodi asjad muuta enda jaoks lihtsamaks, et me saaksime toime tulla, kas siis sellise füüsilise või emotsionaalse ebakindlusega, ennekõike tavaliselt on tegemist emotsionaalse ebakindlusega. Ja kõik, mis puudutab emotsioone, siis seal ei ole midagi kindlat, mitte kunagi. Ehk siis see on meie viis kuidagi öelda, et nii on ja kõik. Ma panen selle kasti ära ja ma ei pea sellega tegelema ja ma justkui selle mingisse kasti panemisega, ma saan sinna juurde panna ka automaatse toimetuleku mehhanismi ja siis jätkata sama mustrit läbi elu. Nüüd, kui see toimib, siis toimib tavaliselt, põhjustab see pigem rohkem kannatusi ja rohkem sükest kaasuvat collateral damage'it, ehk siis sükest kaasuvat suurt kahju kui kasu.
kunagi jällegi on olnud erakordselt kasulik, oluline toimetulekumehhanism, aga mingist hetkest enam ei toimi. Et pööra palun tähelepanu sellele, kui palju püüad sina hoida ennast hea inimese kastis, mis on üldse sinu jaoks see hea inimese kast. Tavaliselt sihuke hea inimese kast on sihuke, sihuke tubli kodanik, on ju. Talub hästi, kannatab hästi, vagur, vaga, seab teiste vajadused, teiste soovid, ootused esikohale, on sihuke ennast ohverdav. Nüüd selles kohas tavaliselt on nagu mäng kahe kasti vahel, et kui sa oled teiste jaoks hästi hea, hästi tubli inimene, siis tegelikult oma enda mängus iseenda jaoks sa ei ole üldse hea inimene. Iseenda suhtes käitud sa seeläbi tegelikult väga hoolimatult ja ükskõikselt ja tihtipeale ka julmalt. Et mida ma tahan tegelikult öelda on see, et inimesed ja ka sina ei ole head ega halvad. Ja kui hakata seda värvikammat nägema natuke nagu terviklikumalt, ehk siis inimolemust koos kõigi selle värvide ja hallide varjunditega, siis on võimalik hakata teiste inimest tema kavatsusi paremini mõistma. Ja tegelikult ka teadlikumalt iseennast juhtima ja teadlikumalt tegelema ka oma enda varjupooltega. Ja kui sa nüüd tahaksid ikkagi mulle vastu vaielda ja öelda, et kuule, aga hei, et tegelikult ei, ma olen ikkagi hea inimene ja mina küll kunagi julmasid tegusid ei tee, on ju, siis tuleta palun alustuseks meelde endale kõiki neid kordasid, kus sa oled kellegi teise mingite emotsionaalsete või füüsiliste vajaduste rahuldamiseks läinud endaga vastuollu ja kuidagi ennast pisendanud, ennast alla surunud, olnud erakordselt empaatiavõimetu, hoolimatu iseenda suhtes. Ja teisalt, kui sa kunagi oled olnud päriselt sellises kriitilises olukorras, et sihuke nagu elu ja surma küsimus või vähemalt sinu enda mõistuse arvates on elu ja surma küsimus, või siis on miski olnud emotsionaalselt nii ebaturvaline, sa oled selle üle paisutanud elu ja surma küsimuseks, et kas sa siis seal tegelikult oled ikkagi olnud teistega arvestav või seal on pigem nagu teised inimesed on potentsiaalne oht, potentsiaalsed konkurendid kõigile ei jätku, tuleb võidelda, võistelda, tugevam jääb ellu. Esimene jääb ellu. See, kes esimesena ründab, jääb ellu. Et meil on lisaks kastitamisele tegelikult võime ka ja see on hästi ellujäämiseks vajalik võime ja mingites olukordades on see oluline, mingites muudes olukordades muudab see meid sõna otseses mõttes ebainimlikuks, aga meil on võime endale ära põhjendada mis tahes teod. Me suudame endale ära põhjendada ka erakordselt ebainimlikud teod. Ja seda võib-olla nagu hästi näha ka selliste hästi julmade kuritegude kordasaatjate puhul. Et lihtsalt ma täiega tahaks, et see jääks sulle kõlama, et kui sa kuidagi tunned, et sa hästi mõtled kastitavalt või et kõik on kuidagi mustvalge või et nii kui näiteks midagi emotsionaalne tasakaal lööb loksuma, sa hakkad kohe kuidagi hästi tugevalt asju kastitama, et nii on ja nii ei ole, nii on õige, nii on vale, nii tohib, nii ei tohi, hea inimene, halb inimene, kui ma nii teen, siis ma olen halb inimene, ma pean olema nii selleks, et olla hea inimene. Et siis tea, et sa väga tugevalt piirad ennast ja nii kui kusagil on meil seda äärmuslikkust, siis me tegelikult ei näe tervikpilti ja me tegelikult ühel või teisel moel põhjustame kas endale või teistele kannatusi või siis oleme teinekord ise need ülimalt naiivsed sinisilmsed tüübid, keda on nii lihtne ära kasutada. Kas sa mõtled kastitavalt, kas sa mõtled mustvalgelt, kas sa kipud asju üldistama ja võimendama, nii kui see emotsionaalne tasakaal kõikuma lööb, ja kas on võimalik talitada teisiti.